6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tervist, head rallisõbrad! Käes on 6. käigu saade, et võtta kokku tänane Rootsi ralli üsna pöörane rallipäev. Minu nimi on Kaspar Ruus, teisel pool lauda istub ekspert, kaldkriips, kaassaate juht Roland Poom. Võt, nii juba läheb. Iga päev on erinev, seekord siis mõlemad. Ja, olen olemas jälle. Ja kõigepealt võtame ühendust Rootsiga, kus meil koha peal on Jaan Martinson. Tere, Jaan! Tere! Olen siin parasjagu rallipargis, vaatan, kui autod vaikselt hooldusalasse sisse veerevad, kuni sinnamaani põristavad ja kui nüüd sammudega ära mõõta, siis sellest hübriidist on kõvasti kasu. Ma arvan, et umbes 450 meetrit sõidetakse sen rallil elektrijõul, et tasub küll seda 100 kilost hübriidsüsteemi autol kaasat kanda ikka, on 450 meetrit, nagu rohelist sõitu, hurraa selle peale. Roland, oled nõus? No me ikkagi natuke saame ju katsel ka seda jõudu kasutada ka, kui nüüd võtta see loogika, et tegelikult see on, ütleme, naljanumber, kui palju seda nii-öelda avatud liiklus kasutatakse. Loomulikult ma olen nõus, võiks olla oluliselt rohkem. Just, aga jah, tähendab, et tõesti see on naeruväärne. Nii. Loeme alustuseks siis ette, et tänase päeval lõpetas liidrina Ott Tänak, kes siis edestab 8,6 sekundiga Greg Priini ja 23,7 sekundiga Thierry Neuville. Neuville peab omakorda väga vägevat eitlust Kalle Roomperaga 3. koha nimel. Et Jaan, sina seal koha peal räägi, kuidas sina selle rallipäeva kokku võtaksid, mis emotsioonid on? Draamat ju jagus. No draamat oli kõvasti ja kui siin nüüd vaadata, just käisid mehed intervjuutsoonist läbi, siis Ott Tänakul oli ilme enam-vähem. Just põhjus oli selles, et Greg Priinil juhtus ka ja ta oli piisavalt aeglane. Ja et Ott sai nagu päeva lõpetatud liidri kohal ja ei saa ju öelda, et see oleks suur vahe, aga kui vaadata nüüd seda tänast heitlust Priiniga, kus käis tõesti sekundite mäng siia-sinna, siis need sekundid on mitte võib-olla piisavad, eks, aga küllalt palju on neid, aga see Priini tuli siin oodata küll ja veel ja viimasel hetkel tuli siia intervjuutsooni, nägu oli ääretult pikk ja ütles ka, et otseselt nagu Pirellit sõimama ei hakanud nagu Ott Tänak, aga ütles et tegelikult läksid asjad tal ikkagi vastu taevast ja nüüd siin viimasel kattel ka, et räppe põhimõtteliselt all ei olnud ja siis pidi küllalt ka aeglaselt selle katse sõitma. Ma just tahtsin ka küsida, ma tahtsin ka Priini kohta küsida, et kui tavaliselt tegelikult me oleme näinud seda päris palju, kui Priin tuleb varasemalt Hyundais ka, siis oli rallidel, kus tuli ja sõitis pea võidu peale, aga see tempo hakkas tal kogu aeg ära raugama ja see naeratus kadus ka näalt ära, et ütleme, kas mehe emotsiooni põhjalt ka, siis ma saan aru, et tegelikult nagu veits on mott maas. Et mulle tundub, et on selline emotsiooniga sõita, et kui emotsioon ära kaab ja motivatsioon natuke hakkab langema, et siis ka tegelikult praeguse põhjal ma eeldaks, et homne päev ega ta ei ole enam sellises konkurentsis. Ja seda räägivad, kui me räägime siin võib-olla nagu suuremate ekspertidega, siin mõned soomlased ja mõned, kes on aastaid MM-sarja kajastanud, siis nad arvavad, et tegelikult Priinil ei ole võimalust homme Tänakut püüda ja tagant ka nüüd ei ole kedagi, kes puhta sõiduga suudaks Tänakust mööda minna ja just, et see Priin on tõesti, ta on ääretult emotsionaalne vend ja kui ta suudab seda gaasi mõnusalt põhjas hoida ja kõik toimib, aga kui me vaatame siin kas või seda siin samas viimasel kattel ikka võttis mitu korda selle auto vibama ja eks tal tuli mõistus pähe ja ma arvan, et ta võtab hea meelega selle teise koha vastu ja see oleks tal 9. poodiumi koht ilma võiduta, et
et selles mõttes on kahju, kui Ott Tänakut ei oleks, siis hoiaks kindlasti Priinile pöialt, aga paraku on asjad nii, et oleme Eesti mehed ja tahaks, et ette Priin lõpuks paneb endal aastate pärast karjääri kotti ja tal ei ole mitte ühtegi esikohta ette näidata, see ei oleks ka õige. Nõus. Jaan, kui sa seal kohapeal oled, kas võtad Pirelli telgiga ette, et Tänak, Esa-Pekka Lappi, Greg Priin, et kõigil läks täna, kõigile tundus ootamatult ja nii-öelda sirgetel lõikudel rehvid täna? Ja siin ma rääkisin Hyundai meeskonna uue boksiga ja ta ütles ka, et tegelikult juba nemad lähevad sinna Pirelli uksele koputama ja ütlevad, et kuulge, see ei ole ikka päris normaalne, et Sergele puhtal teel, ma saan aru, kui oleks sügavad jäitud roopad, et siis ta kuskilt sealt tõmbab selle rehvi kätki või midagi. Aga niisugustes puhastes, kenades tingimustes need rehvid kätki lähevad, tulevad väljast maha ja kusjuures Ott Tänakul juhtus ju see, et see oli uus rehv, mitte see, et ta oli kasutatud. Et sa oled ta juba päris pastlaks sõitnud. Ei, see oli uus rehv, mis ära lagunes ja siis ütles ka, et me peame ikkagi tegema, et niisuguse asju ei juhtuks, et see ei ole normaalne rallisõidu juures. Siin peaks ikkagi otsustama see, et kes on kiirem mees rajal, aga mitte see, et kellel on praakrehvid all, kellel on kvaliteetsed rehvid all, et niisugust tulteriid ei saaks tegelikult olla. Kuule Jaan, üks küsimus selle kohta ka veel, et ma just lugesin eile äkki või üleeile Eesti ja Soome ajakirjanike sõja peale põhimõtteliselt kohta, et Soome ajakirjanikud ütlesid, et nii kaua kui Ott Tänak sõidab, nii kaua kõik soomlased peavad kartma, et kas seal meediaalal ka Soome ajakirjanikud kuidagi on natuke emotsioon maas hetkel või ei ole või mis toimub seal? Ei, tegelikult me saame nende Soome ajakirjanikel suurepäraselt läbi ja meil on eluaeg olnud nendega niisugune, nagu soomlased ütlevad, nokka-pokka, eks, et aasime teineteise kallal ja aga küll jah, et siin nagu ma ei ütle kelle poolt, aga tuldi mõne Soome ajakirjaniku juurde ja öeldi, et need viimasel ajal on olnud artiklid natukene Ott Tänaku kohta negatiivsed ja siis paluti ennast parandada ja siis soomlased tulid kas just vabandama, aga tulid ütlema, et jah, et meil siin ikkagi paar niisugust artiklit oli, aga praegu on Tänak tipus ja kõik me karjume talle hurraa ja nii on, et tegelikult ajakirjanik vahel ei ole nagu mitte mingisugust probleemi ja kindlasti Soome ajakirjanikele läheb just see kord, et Kalle Rovanpera või siis Esa-Pekka Lappi, tema vaevalt seda tiit võidab, aga et nemad oleksid ees ja tegelikult seda ju ütlesid kõik ja seda ütles ka Jari-Mati Latpela, et ainukene vend, kes võiks Kalle Rovanperale siin vastu saada, on Ott Tänak. Et see ongi nagu põhjus, et nad ei noki Greg Priini kallal, nad ei noki siin Elfin Evansi kallal, eks ju, sellepärast, et nendest ei ole Rovanperale ohtu, aga Tänakust on. Jaan, üks Tänaku teemalt kõrvale minnes küsimus, et kui palju Rootsi rallil on teemaks keskmise kiiruse ülempiir, mis FIA järgi, mis ta on, siis peaks olema 130 kilti, aga täna ju Neville võitis ühe katse 141 kilti keskmiselt tunnis, et on see seal kuidagi teemaks ka? Ja üks katse oli ka 139 kilomeetrit tunnis, on olnud teemaks, aga see on jälle olnud ajakirjanike vahel ja on asja arutatud. Ja põhjus, miks FIA lubab need kiirused läbi, on ilmselt selles, et see on turvaline sõit sellel kiirusel. Siin on lumevallid kõrval, et kui need kiirused tuleks Soome rallil ja puude vahel või siis kuskil, ma ei tea, mägedes ja kus on ühel pool kaljusein, teisel pool kuristik, siis pannakse see katse lukku. Aga eks me oleme siin ka näinud, et väljasõit tähendab seda, et auto läheb sügavasse hange
ja suurt sellega midagi ei juhtu ja see ongi põhjus, et mitte hakata neid korduskatteid tühistama. Ja keda sa ise veel rallipargis täna püüdma lähed? Mul on hea kolleeg Peep Pafka siin kaasas, tema on rohkem niisugune püüdjamees täna, ta sõidab homme hommiku ära ja siis olen homme mina see, kes püüab. Praegu on ka nii, et WRC autol on kõik siit juba ära läinud ralliparki ja siin Peep teeb mõned intervjuud nüüd Rally 2 meestega meil ja siis selleks siis on tänaseks pidu läbi meilt, aga kindlasti lugege, vaadake Ott Tänaku videot, mis on Delfis üleval ja Peep Pahv kirjutab ka päris huvitav kommentaari täna, kus ta toob välja, et pole midagi teha, et Ott Tänak on ikkagi praegusel hetkel maailma parim lumeraja sõitja. Ja viimane küsimus sulle enne, kui liinilt ära laseme, et mida homsest päevast oodata? Üle pikka aja tundub ka tipuheitluses väga, väga põnev pühapäev ees olemas. Kas ta läheb põnevaks? Võt see on kahtlane. Kuigi Hyundai boss ütles, et nad teevad absoluutselt kõike selleks, et Craig Breen suudaks Ott Tänaku pinge alla panna ja võib-olla leiaks ka niisuguse kiiruse, et seal on ju kaks pikka kiiruskatset, et suudaks ka Otist mööda sõita, siis ma arvan, et ootame esimese katse ära ja siis vaatame, aga selles mõttes on ärevust küll, et Breen on kindlasti on hingamas kuklasse ja viga teha ei saa. Viga või mingisugune jälle reefi puulemine või midagi niisugust, see võiks pisikoha ära võtta. Aga ma südamet loodan, et esimese katse lõpus on juba selge, kes on selle ralli võitja. Kuule, aga tänud sulle, Jaan, ja jõudu seal homme veel. Homseni. No homseni, homme kuuleme jälle. Jaa, ikka, teeme nii. No nii, Roland. No nii, jaa, kõlli me ei saa. Räägime siis räägime paari lausega Oti päeva ka siis läbi, et mis siis lõpuks oli. Ma arvan, et kõigepealt me peame alustama sellest, et nii-öelda kuidas öeldakse, refi protector või kuidas see nii-öelda väljend on, et lendas refi pealt minema, mida juhtus ka ju, nagu juba enne sai mainitud, Breenil ja Lappil ka enne välja sõitu. Et see on kindlasti, ma arvan, see tänane põhiteema. Õnneks seda kaotust liiga palju ei tulnud. Et sai normaalse ajaga lõppu, aga ilmselgelt Pirellil täna keeruline õhtu saab seal olema, sest tõenäoliselt enamused lähevad sinna ukse taha koputama, kaasa arvatud, ma arvan, Toyota, et igaks juhuks, et ega homme ka veel sõita veel. Homme on ka veel päev ees, et üllatav ausalt öeldes, et jah, kolm tükki päeva peale ja Lappi puhul eriti hull tegelikult, et no temal kõige, selles suhtes ju Breen ja Tänak on ju täiesti võidu konkurentsis. Ja just, neil läks nagu hästi, Lappi puhul see lõppes väljasõiduga, aga tegelikult Otil päeva kokkuvõttes väga ilus sõita, kui võtta päeva nii-öelda tänane päev ainult kokku, siis ta on ju päeva arvestuses kolmas, kaotust 10,5 sekundit Nevillile, kui me arvestame ainult tänast päeva, et tegelikult väga ilus sõit, ma arvan. Ma Pirelli teema juurde tulles ütlen veel nii palju, et Pirelli ilmselt tänab, et Ožeet koha peal ei ole. No jah, siis oleks asi jama seal juba keegi lastaks lahti. No ilmselt küll, jah. Jaa, selles mõttes päris huvitav olukord oli jah, et ma ei mäleta, millal nagu sellist asja juhtus, et nagu mõne katse peal ja 3 autot korraga. Aga ütleme Tänaku just seda nüüd päeva eelviimast katset vaadates, kus siis ref läks mulle ise seda kaadet vaadates ja blogides mulle tuli väga meelde selline 2019 Tänak, kus vaatad splitte, ei usu, täiesti müstilised ajad, mis ta juhtis seal 9,5 sekundiga Breeni, 8 sekundiga Nevilli, siis läks ref, läks juba, mõtled, et no nii, hakkab pihta, aga ja siis tuli aeg ja ikka tegelikult ikkagi tõusis liidriks, et just see splittide vahe meenutas niisugust 2019. Ja mulle meenutas see ka 2017 Monte Carlo rallit, kus siis viimasel katsel kadus üks silinder ära ta autol ja ta oli poodiumi peal sõitmas
ja siis see viimane legendaarne Kursaal veel autoristi tuli ja pooled pütid tagant ära kuidagi lörises nagu traktoriga läbi, et ta tehniline probleem, aga võttis siiski ära ja täna oli suht sama, et ref läks, aga suutis ikkagi oma töö ära teha ja aega minimaalselt kaadata, nii et selles mõttes kokkuvõttes kindlasti ideaalne päev ja tegelikult nagu ka kuskilt ma kommentaarist päeval lugesin, et kindlasti ei oleks osanud arvata, et üldse Ford täna sellisel positsioonil olla võib, et nad ei teadnud. Pilt oli selles mõttes, pilti polnud ees. No tegelikult Tänak oli ju iga katse lõpus, või pea iga katse lõpus üsna siukse, ma ütleks pettunud, aga siukse tõsise olekuga, et ei ole lihtne sõida piiri peal, aga ikkagi täiesti, ongi, ta on ju liider päeva lõpuks, nii et see näitab, et kui veel saab jooksma ka auto. Ma arvan, et me võimegi äkki vaadata Oti intervjuu ära, mis ta päeval rääkis. Kuulame ära ja siis saame juba edasi arutada. Rootsi ralli teise päeva esimene pool sõidetud. Kuidas sa ise seda 3 kiiruskatset võib-olla hindad või kokku võtad? Ei, esimesed 2 olid väga kiired ja viimane vähe tehnilisem, et üleüldiselt puhtad katsed. No, viimase katsel õnnestus vahet Greg Preeniga vähendada ja see oli nagu teistsugune katse ka natuke, kas oli plaan seal siis natuke rünnata või lihtsalt seal asjad klappis paremini? Me oleme kõik katsed nii-öelda rünnanud, nagu sa ütlesid, et ega meil otseselt väga palju midagi juurde panna ei ole. No need väga pikkade sirgetega, võib-olla lihtsamad kiiruskatsed seal vahed tulevad väga väikesed ja kuidas ütleme, seal sõita oli, sa eile ütlesid, et võib-olla tippkiirusse suurt vahet ei ole, aga kas nüüd nende katsete peal tuli välja, et on mingi erinevus ikkagi autodel? Ma ei tea, ma ei ole nende katsete peal ühegi teise autoga sõitnud ja ma ei ole isegi väljast näinud, kuidas nad seal sõidavad. Et mul otseselt igasugune informatsioon puudub, mis teised teevad. Ega nad isegi lihtsad ei ole. Lõpuks on võib-olla 3 kilomeetrit sirget, aga siis ikkagi iga sirge lõpeb mingi kurviga ja eks sealt tuleb kuidagi kiirelt läbi saada, et eks nad on sellised katsed, kus nad üksikud kurvid sirgete lõpus otsustavad. Kas sa eilse päeva põhjal tegid tänaseks auto juures ka mingeid muudatusi, oli võimalik midagi sellist põhimõttelist ka muuta? Ei, meil ei ole midagi teha, et hetkel nii-öelda edasised ideed puuduvad, mida me saame ralli ajal teha, et eks näeb peale seda rallit. Vahe Preeniga on väga väike. Kuidas nüüd selle teisele ringile tänase päeval minna, et sa ütled igal katse lähte ründama või on siin ikka mingi taktikalisi nüansse ka? Jah, ma ei tea, mis see taktika on, et ega ju otseselt lõpuks tuleb olla kiirem kui teised ja eks kui me kutsume seda taktikaks, siis olgu see taktika. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service, ainult Stokkerist. Nii, ja nüüd tuli siis Rolandi poolt kauadatud kõlg ära. Jah, aga mis me Oti jutust kokku võtame, et ma arvan, et Otilt ei ole tihti kuulda seda lauset, et nüüd meil ei ole nagu midagi teha, et nüüd me lähme niimoodi lõpuni, et see jäi kuidagi mul kuidagi kummitama kõrvu, et alati Oti jutust kuuled, et nagu seda me vaja muuta, sellega on vaja tööd teha, aga ma saan aru, et täna on need võib-olla sellised vähe fundamentaalsemad teemad, millega peab tegelema, et siin nagu mingi seadistusega puhtalt enam seda autot mugavamaks ei saa. Mis tähendab seda, et selline kergelt ebamugav sõit talle jääb, et ta ju päeva jooksul ja eile ka tegelikult rääkis mitu korda, et suht sellised lihtsalt kohad isegi on ebamugavat sõita, et tundub, et niimoodi siis jätkub ka homme, et minnakse sama seadega edasi nii nagu on. Aga kui sellega lõpuks võitjana finiši jõuab, siis võtame vastu. Ja ei, seda muidugi, aga lõpuks on see, et auto peal on mugav, et kui autos mugav ei ole istuda, siis hakkavad ka need vead tulema, et see on kindlasti see probleem. Aga vaatame siis, mis üldse täna WRC arvestus kogu päeva jooksul juhtus. Kui me hakkame altpoolt peale nüüd, siis ma arvan, et Lube 6. koht. Me pole vist Lubeed nagu väga näinudki ega ei mäletagi, mis ta siin rallil teinud on. Ühel katsel pani teise aja. Ühel katsel, see oli eile hommikul poole. See oli kõva.
aga ütleme, vaikselt on seal teinud oma asja. Lube kohta nii palju ka veel, eile ma ka korra mainisin, et esimest korda ta sõidab Rally 1 autoga Rootsis. Et selles mõttes ma arvan, et tulemuse mõttes okei, et kindlalt lõpuni. Mega ta suuri riske ju ei ole võtnud. Ja kui eest, nagu näha, Katsutad lappid ühel või teisel põhjusel eest langevad, siis lõpuks tulebki siuke 5-6 kohta. Ja tegelikult võib-olla isegi veel, mis olulisem praegu on see, et mitte Lube 6 kohta, aga tegelikult saab M-Sport ka punkte Lube eest, et me oleme harjunud seda, et heal juhul üks auto siin M-Spordil top punkte, et need noorsõitjatel alati on midagi juhtunud, aga selles mõttes praegu oleks M-Spordil ideaalne lahendus, ma arvan, et siit Lube 6 ja loodetavasti võite esimene kohta. Jah, Lube saaks punkte ja oma esimese korraliku lumeralli kogemusi. Ja selle aasta punkti skoori üldse avatud. Aga Evans, ma ei tea, kas Evansil oli täna mingi teema või mingi probleem? Elfin Evansil läks ühel katsel, ta tegi 2 spinni, ühega kaotas umbes 19 sekundit ja ise ka tuli paar sekundit juurde ja sellega ta langeski 3.-4. koha heitlusest. Ja seda katset ma just ei näinud. Selles mõttes kahju, jube kahju. Tegelikult Montes oli juba näha, et Evansil minu eest mingisugune klikk oli ära käinud, et ta nagu sai pihta selle Rally 1 autole. Et eelmine aasta minu meelest seda ei tuldki lõpuks, et kui me võtame nüüd üle-eelmise, kui me 2021 hooajad, siis ta oli ka tiitli peale sõita põhimõtteliselt, võib öelda. Ta oligi ta viimase ju 2020 läks isegi liidrina vastu. Et tundus, et Montes oli see klikk käinud, sai aru, kuidas sõita, mida teha. Aga siin nagu ei näinud seda otseselt, pole nagu päris sellist tempot olnud. Ta sõidabki, kohati võitleb katsevõidu eest ja siis kohati on siuke 5-6. Ja, et eks tal on ka see, et tal oleks vaja ilmselt ühte head ralli tulemust alla või 2. Nii-öelda momentum kätte. Ja sealt edasi panna, et seda, Evansist veidi kahju. Aga mis meil edasi? 4. koht päeva lõpuks. Kalle Roompere. Neuvilli vahele. Ma tegelikult tahtsingi tuua selleni, et minu jaoks kuidagi, vaata, et Neuvill oli seal kogu aeg katseti tipus, mõned katsed võitis, aga kogu aeg tundus, et ta on kuidagi nagu 5.-6. kaugel. Ja see üle hetkel vaata, et ta tegelikult on 3. juba. Et ma arvan, et Neuvillilt ei oodatud pigem poodiumängu nii palju sekkumist kui Roomperalt. Jah, eile õhtul ju tegelikult veel äkki me Gunnariga ka arutasime, et see kaotus, mis tal oli, mingi 38 sekundit äkki oli liidril eile õhtul. Et, ja Roomperal oli ka seal äkki 35, et nad koos olid eile õhtul ka. Ja eile ma ütlesin ka, et ma usun, et täna hakkab Roompera ettepoole liikuma kõvasti. Aga Neuvilli ma väga ei usu, siis päeva kokkuvõttes Neuvill liider tegelikult, kui me jälle arvestame seda ainult tänast päeva. Et uskumatult hea päev tema poolt ja kui me vaatame ainult tänast päeva arvestada, siis nagu ma ütlesin, Neuvill kõige kiirem Roompera 9,5 sekundit tema taga ja siis nagu juba mainitud Ott 10,5 sekundit taga, et väga hea päev Neuvilli poolt. Olgu mainitud, et viimased 3 kiiruskatset võitiski Neuvill. Et see näitab ka, et ikkagi, ehkki ta ei ole ju ka öelnud kogu aeg, et ta nüüd tunneb ennast ülimugavalt Hyundai'ga seal lume peal. Aga mis mulle meeldis pärast eelviimast katset, see lõpuintervjuu, seda oli siuke äksi täis ja mõnus, et meil ongi homme võitlus, et ralli ole enne läbi, kui ta läbi on, et ta nagu tegelikult naudib ikkagi. Ja sest see võitlus saab isegi, nagu enne Jaan ka ütles, et tahaks, et esimese katsega homme saaks nagu juba asi kindlaks, et nii-öelda Ott domineerib homme hommikul kohe, siis tegelikult see põnevam võitlus saab, ma arvan, olema 3. koha peal Roompere ja Neuvilli vahel. Vahel on ainult 3,8 sekundit ju. Ja me teame, et Roompere ütles siin päeva lõpus veel ka, et ilmselgelt Neuvillil pidid paremad refid olema, sest tema tuli nagu nii palju, kui võimalik oli panna ja Neuvill võitis teda. Et järelikult siis Roompere ei suutnud oma refi nii hästi hoida nagu Neuvill. Roompere ütles viimase katse lõpus, et nad keerasid refi taktikaga oma pärastlõuna pekki, kui nüüd viisakalt väljendada. Ta kasutas natuke vängemaid sõnu. Et aga ütleme, kui kõigil on ju seal
6 rehvi, et mis ta teistmoodi tegi, et kulutas mõnes kohas rohkem? Jah, ilmselt see on see teema ka, et millal sa neid vahetad. Mis katsetele sa näiteks uusi paned alla ja mis katsetelt sa eest taha liigutad. Et 4-veolise autoga see võib-olla ei ole, see taktika peab kindlasti paigas olema, aga 1-veolise autoga oli see päris karm. Et me pidime nagu Rootsis ikkagi iga katse tõstma eest taha. Lihtsalt sellepärast, et 2 katset järjest hoida piikrehvi ees, see saab otsa ja see rehv läheb liiga tuliseks, ei jahtu maha vahepeal. Nii et me lihtsalt kogu aeg edasi-tagasi lappasime neid. Aga jah, see rehvi loogika ikkagi peab paigas olema mingi taktika. Aga jah, ma usun, et homme saab seal võitlust tulema. No, kindlasti saab. Ja kes meil veel jäänud on? Esa-Pekka Lappi hoidis ju 3. kohta. Rovanpere tuli vaikselt lähemale, aga ikkagi tal oli 10-sekundiline edu olemas ja siis tuli see Pirelli rehv, mida sai juba mainitud. Ja ma just enne ütlesin ka enne saadet sulle, et Lappi puhul oli ka kuidagi, ma ei kordagi ei kahelnud, et ta võib siin sõita kiiresti, ma ei kahelnud, et isegi ta võiks liider siin olla, aga ma ei tea, kuidagi jälle Lappi puhul on jäänud selline, juhtub palju ja juhtub võib-olla rohkem, kui juhtuda võiks, eriti seal lumevallide vahel, et ega ka kui me terve nädalavahetuse neid videoid vaatame laivis, WRC laivis, et seda sõitu, siis võib-olla ei ole kõige sirgem sõit. päris risti tuleb kohati, et see on ilmselgelt on mõttetu tekitada selliseid ohtlikke momente omal, aga sõidustiilid on erinevad, tema võib-olla tunneb mugavalt. No seda Lapp ütles, ma vaata, kas see oli nüüd viimase või eelviimase katse lõpus, et kohati on nagu okei, aga oleks vaja kuidagi need 3 päeva järjest kokku panna. Sellest jääb nagu puudu. Reaalselt nii ongi, et ta suudabki nagu väga hästi siit 1 päeva, väga hästi siit 2 päeva, aga kokku need 3-4 päeva panna, et seal tuleb vigu sisse, et kui me võtamegi, kes siin iga ralli võitlejad rallivõidu nimel, siis suudetaksegi teha niimoodi, kui tobedaid väikseid vigu sisse ei tule. Aga homme Lappil punkti katsel, stardipositsioon ei ole muidugi kõige parem just, aga kindlasti ju 1 punkti toosta. Jah, top 5 võiks ikka jõuda. et kas ta nüüd liidri või seda esikohta Power Stage'ilt püüdma läheb, vaevalt. Aga sinna 3.–5. kohani ma arvan, et võib küll olla juba sees. Aga eks homme näeme. Takamoto Katsuta täna sai päev otsa teed puhastada, mis me tema päeva kohta öelda oskame? Ma arvan, et ei oskagi midagi öelda. Ma lihtsalt vaatan, et viimasel katset on sõitnud 3. aja, mis on päris hea. Aga ega ta ütles ka, et kohutav oli see eesminek ja siis ta veel mainis ära ka, et nagu Rovanpere tegi kõvad töö teile. et see ei ole lihtne selle ees minna. No ta nii mõnelegi katsel ka flirtis ikkagi lumevallidega päris palju. Ja seda juhtub kogu aeg lihtsalt iga ralli. Ja kui me ka neljapäeval Gunnariga arutasime, enne kui me tegime ennustust, Gunnar pani ka ta 3. ma ütlesin, kuule, et vaatame nüüd statistikat, Takamoto on küll väga vägev kutt ja kiire vend, aga ma arvan, et ei ole ühtegi rallit, kus tal kas või mingit väikest viga sisse ei tuleks, et teeb spinne, lumerallidel käib pallides, kuskil lõhub ennast ära, et ma arvan, et ta on ka üks sõitja, et kui ta saaks oma nendest väikestest pisiprobleemidest jagu, siis ta võiks tegelikult olla ka, ma arvan, kalendri peale pooltel rallidel top 3 heitluses sees. No Katsuta puhul on ilmselt kõige kindlam koht on pakkuda 6. teda. Jah, eelmise aasta põhjal. Eelmise aasta põhjal, jah. Aga Priinist ei ole rääkinud väga palju. Priin tegelikult ju siis, ilmselgelt eile ta nagu tegi kõigile üllatava päevaga. Nii palju mainisin, et ega see tänane päeva lõpp hakkas nagu ära vajuma ja kogu see refi teema, mis tal oli, mis oli ka Lappil ja Otil, et ma ei tea, mis sa arvad, mis homme saab tulema? No ma tegelikult isiklikult arvasin hommikul, et Tänak läheb juba lõunapausiks liidriks, aga hommikustel katsetel ju Priin ikkagi leidis vastuseid ja tegelikult ka see katse, kus ta ref läks, ta oli minu arust splittide põhjal oli esimene. Aga viimased 2 katset, refi toivusid ära ja võib-olla Priin on ju natuke olemuselt võib-olla sarnane Lappiga, et kohati teatud perioodidel sõidab suurepäraselt, aga võib-olla ei suuda seda tervet rallit kokku panna. Ja, nii on ja eriti minu eest tema jaoks kõige keerulisem ongi ka varasemalt see pühapäev olnud. Et kui me siin Jaaniga just rääkisime, et tema üleilmsest hooajast näiteks Hyundai'ga, et ta tuli rallidele, kus ta iga ralli põhimõtteliselt, kuhu ta kohale tuli,
ta oli vähemalt poodiumi konkurentsis või ta suutis isegi võidu peale sõita osa rallist ja see lõpp läheb ja läheb ja läheb alla. Et see pühapäev, huviga tahaks homset näha, et see pühapäev on tal varasemalt ikka nagu ära kukkunud kõvasti. Kas ta suudab siin midagi vastu veel anda, see saab olema päris põnev näha, mis saab. No arvestades, milliseks kujunes eelmine aasta M-spordiga, siis ma arvan, et ütleme, ta kindlasti tahaks oma selle esimese võidu ära võtta, aga kui tal oleks neljapäeval pakutud a la teist kohta, ma arvan, et oleks selle 2 käega vastu võtnud. Jaa, muidugi. Juba enesekindluse ja kõige jaoks. Arvestades eelmist hooaega tegelikult seda, et kui väike hooaeg tal praegu paika on pandud, tal ei ole liiga palju rallisi antud. Et Hyundai võib alati oma plaane muuta muidugi, et praegu on ta jagab autot Tani Sordoga, et see võib loogika muuta, kui ta teeb siin, suudab auto lõpuni ära tuua, hea koha saada, ka järgmisel rallil võib-olla niimoodi. Et siis ma arvan, et võib-olla Hyundai võib ka seda loogikat natuke muuta, et Priinile mõne ralli juurde anda. No, me oleme juba targemad, kuidas ta homse päeva nii-öelda vastupäeva lõpetab. Jaa, kuule, aga kas meil on olemas ka äkki Oti täna õhtune video või veel ei ole või? Täna õhtust videot meil veel ei ole pakkuda Rootsi internet. Vaatame saate jooksul äkki tuleb, kui tuleb, siis proovime selle siin ette mängida teile. Aga vaatame siis kiirelt üle ka veel WRC2 mehed, kes siin eelkõige Eesti kuttidest head sõitu tegid. Kaurilt SS10 teine aeg, Virveselt SS14 kolmas aeg ja Linnamäelt samad katselt 4. aeg. Et need olid need kõige sellised paremad katsetulemused, mida Eesti kutid tegid WRC2 arvestuses. Iseenesest tempo kiirus on olemas. Kiirus on olemas ja olgu tegelikult öeldud, et Linnamäe on siis WRC2 arvestus 4. praegu. Et kuna Eesti mehed ära kukkunud, ta ise on suutnud selliseid suuremaid jamasid niimoodi rohkem vältida. Ütleksid, ja Linnamäe kohta see on väga stabiilne sõitad. Et tal on kiirus juba, eelmine aasta tegelikult oli ka kiirus olemas, et kui me nägime shakedown ja esimese katseid võib-olla, et see kiirus oli isegi nagu kohati seal eelmine aasta juba top 3 olemas. Aga jah, neid väiksed vead jälle, mis sisse on tulnud, et selles mõttes siiamaani väga hea, et eile muidugi oli üks olukord tal, kus läks pikaks autosuri välja, kaotas sinna circa 10 sekundit, aga muidu Linnamäe poolt väga hea päev. Ja kui ma õigesti mäletan, mingi katse lõpust, aga kurtis seal natuke, et natuke nagu tundub Škodadele vastu saamine keeruline. Ütles küll päeval oli katsel, jah. Minu jaoks ei Linnamäe puhul meelde ka see, et ta nagu esimesed splitid olid väga tugevad, ta võis isegi parim olla, aga siis hakkas vaikselt natuke vajuma. Ja mis Linnamäe puhul, mis minu jaoks oli väga huvitav lause, et ütles pärast eelviimast katset, et kui pidamist on vähem, tundub talle auto paremini sobivat, et nad avastasid seda ka Norra talverallil, kus nad testimas ja valmistumas käisid. Et selgita lahti, kuidas see... Jah, võib-olla sõidustiili poolt, võib-olla tal on mugavam, kui ta saab nüüd autot kergelt lohistada, nurgal kogu aeg hoida. Et võib-olla ta tunneb ennast nagu mugavamalt lihtsalt selles olukorras, et vastupidi sõita nii-öelda rööpas sirgelt. Et tõenäoliselt võib see teema olla, et jah, ta tunneb ennast mugavalt, ta saab kurvi loopida autot nurgale minna. Tihti peal ongi see, et kui juba kergelt on rööpas, mida temal kindlasti on nagu enamus katsed, kui tema tuleb, et siis sa sõidadki nagu trammiga, lihtsalt lähed. Sul ei ole nagu suurt midagi teha, sest sa pead rööpas püsima ja ongi kõik. Keerad täpselt seal, kus sul rööpas on ja nagu suurt midagi teha ei ole. Et jah, kui kindlasti need katsed võib-olla oligi, kus ta sinna häid katseaegu tegi, olidki sellised puhtama pinnasega vähe rööbast ja seal ta sai nii-öelda oma sõidustiili järgi rohkem seda autot sättida seal. Ja seal samale eelviimasel katsel ta ütles ka minu arust, et ta isegi arvanud, et aeg ei nii on, et kohati tundus endalegi, et võib-olla ei tule nii aeg, aga tegelikult oli täiesti konkurentsis ja see on ka kõik põhjus, miks ta tegelikult on 4. kohal. Ja, nii on. Aga veel peame kiitma vist Oliver Solbergi ka. Muidugi. Eks tal on ka seal väiksed apsakaid juhtunud ja läbi valide käinud, aga kes vist Rootsis ei oleks vist läbi valide käinud. Ja päeva lõpuks liider 51,6 sekundi. VBS, Ole Kristjan VBS. Väga kõva tulemus. Muidugi eks konkurentidel on olnud tõenäoliselt rohkem sellist ebaõnne ja vigasid, et ilusa puhta sõiduga tuld. Tal on järjest soomlased on nii-öelda ära kukkunud, kes siis Suninelil oli see
tehnilised probleemid Lindholmil eile, Huttunenil täna, et sõitis lumevalli kinni ja siis ühe katserel lõpuks katkestas. Aga samas soomlastel pink on pikk ja Sami Pajari on ikka 3. kohal. Jah, no vaatame, mis homme seal saab, et kas see järjestus jääb selliseks iseenesest, ütleme Linnamäe vaates ülihea, võiks vabalt nii jääda, head punktid. Ta tuli küll poodiumi peale sõitma, aga ta ütles ka, et kiirus ei ole päris see, mis ta peaks olema, et eks ta ise natuke tunneb, et asi pole õige, aga vaatame, mis homme saab, kindlasti võiks mõne hea katseajasid teha ja võib-olla Power Stage'ilt midagi juurde võtta, et seda ootaks Linnamäe poolt küll homseks. Aga teistest eestlastest, et Egon Kaur, Robert Virves alustasid päeva kohtadelt 12-13, nüüd on mõlemad esikümnes, et Kaur sai Virvesest üsna kohe päeva alustuseks mööda, on vaikselt edu kasvatanud ja on tõusnud siis 9. ja Virves on 10. kohal, et 3 eestlast esikümnes ikkagi hetkel. Kauri puhul on huvitav see, et ilmselgelt kõik teame, et kiirus on olemas, et võita ka Maron rallisid, aga kuidagi jälle see kogu paketti ei saa hästi kokku, et on katseid, kus tuleb teise ajaga, 3. ajaga. Kui me võtame kas või ei arvesta seda eilseid mootori ja roolivõimu probleeme, et siis ikkagi kuidagi see kõikumine katsetel on väga suur. Et ma ei tea muidugi, mis seal taga on, ma ei ole taga ise isiklikult suhelt siin ralli jooksul, aga jah, kui jälle see nüüd ära võtta, oleks selline stabiilne, et siis ma usun, et ta kindlasti suudaks juba ka seal poodiumimängus. Ja, ma arvan küll, poodiumimängus võiks sees olla küll. No Virves 2 päeva järel WRC 20 tal ju debüüt ikkagi Ford Fiesta Rally 2 autoga, et siiamaani kuidas kokku võtaksid? Ma arvan, et väga hästi. Et ma arvan, et tal ei ole mitte ühtegi muud eesmärki, kui tuua see auto lõpuni ja teha mõnel katsel hea tulemus. Et äkki minust andis ka siin hooaja alguse poole ühe pikema intervjuu, kus ta ütles, et ühtegi pinget tulemuse mõttes ei panda peale. Eesmärk ei ole poodiumi peale põhimõtteliselt sõita, aga eesmärk on sõita katseaegasid selliseid, et oleks poodiumi konkurentsis mõnel katsel, miks mitte katsevõit. Tegelikult seda ta on teinud, ülesanne on täidetud, poodiumi kohtasid katsetel on saadud. Ja, on küll. Ja mitte üks. Nii et ma arvan, et see auto homme lõpuni tuua ja ülesanne on täidetud siit rallilt. Ja, ma arvan, et ilmselt võtaks ise selle vastu. Ja, kindlasti võtaks muidugi. Aga on meil WRC-st veel midagi rääkida? Ma arvan, et ärme rohkem räägi, meil äkki on tulnud mõni küsimus ka või? Meil on mõned küsimused tulnud, et see on see kõige lõbusam osa minu jaoks. Et tuletame meelde, et kõik saavad küsimusi saata aadressile 6skaik@delfi.ee ja siis kõige nutikamale küsimusele homme siis Roland ja Gunnar valivad ka Marati poolt siis auhinna välja. Ja auhind on siis selline, et võitja saab valida ükskõik mis toote Marati e-poest. Pole vaja. Kõva auhind. Nii et homme veel aega küsimusi küsida ja siis me valime, ma arvan, et me valime neid häid küsimusi on nii palju olnud, me valime mingi top 3 välja ja siis võtame loosi, ma arvan. Ma arvan, et me ei suuda valida ühte kõige paremat. No, minu õnneks või kahjuks on see homme sinu ja Gunnar ülesanne. Küll me hakkama saame. Aga räägi, mis küsimused tulnud on? Alustame Madise küsimusest, et küsib, et kas tänavasõidu moodis näitavad X5 ja Q7 autoga vennad WRC autodele taga tulesid. Et vahepeal on tunne, et kui gaasi ei anna, siis WRC autod surevad kohe välja. Ma arvan küll. Arvad, jah? Ja, ma ei ole WRC auto või Rally 1 autoga ise sõitnud, aga WRC 2 auto, Rally 2 auto ja Rally 4 auto, ehk siis see junior WRC auto, millega mina sõitsin, sellega oli küll, et kui auto on road mode'is, ehk siis ei ole nii-öelda katse seades, on ju. Võid gaasi põhja lükata, aga midagi ei juhtu. Et selles mõttes küll kindlasti kõik need X5 ja Q7 vennad, kui lükkad gaasi põhja ja maante peal ja kõrval on WRC auto võib-olla või WRC 2 auto ja gaasi põhja lükkab, siis need maasturid lendavad eest ära. Ja Madise teine küsimus selline, et kas praegused tippsõitjad saaksid hakkama kuskil suvalises autoremonti töökojas töötamisega? Et kas rallipiloot peaks oskama ralliauto juppideks lahti võtta ja kokku panna? See on päris hea küsimus. See meeldib mulle. Võiks osata. Ja peaks oskama vähemalt oma võistlusautot remontima. Ma ei ütle, et nagu nullist seda autot üles ehitama ja igat detaili teadma, aga kindlasti
tundma autot nii palju, et kõik sellised mehaanilisemad tükid saab vahetatud, remonditud, kui vaja on. Mis siis nii-öelda võimaluste piires on. Jupid, mis autos kaasas on, peavad saama ka vahetatud. Kindlasti on vaja nutikust, et kui ei ole mõnda juppi kaasas, aga võimalus on parandada, siis tuleb natuke leiutada. Loominguline olla. Ja, ja kindlasti tegelikult on ka mingisugused nii-öelda väiksemad võib-olla elektriprobleemid, et saada mingit restarte, värke-särke teha, mootoris küünlaid vahetada, neid asju peab teadma, aga ma arvan, et sarjas on mõned üksikud sõitjad, kes päriselt võivad nagu võtta auto ette ja seda nullist kõike teha ja kindlasti Ott Tänak on üks neist ja teine on Elfin Evans kindlasti. Evans, jah. Ja, et need kaks meest kindlasti oskavad, ma arvan, iga autotükkideks võtta kokku tagasi ka panna. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Andri küsis, et kas WRC All Live kaamerameestel on sõnad peale loetud, et finiši intervjuu eelselt ei näidataks ekipaaži rehve ja nende kulumisastet, et tihti on siuke 5-10 sekundit aega enne, kui siis ralliauto uks avatakse. Mul endal jääb kõrvalt mulje, et see on pigem see, et ta jõuab kohale, kardilooga hakkab seal aega kirja panema. Ma ei usu, ma ei ole kuulnud ja ma ei tea, et seal oleks midagi sellist taga, et nagu ei tohi või ei taheta näidata, et teistele meeskondadele midagi näidata, et ma ei usu, et seal seda taga on. Pigem ongi võib-olla küsimus see, et kui palju on ruumi kaameraga esiteks liikuda ja kui sul ongi see 5-10 sekundit, siis aga sekundiga ikka kohe ust lahti ja rebi. Jah, et seal auto ümber ringi joos selle kaameraga, see kaamera on ka päris suur kindlasti. Et ma arvan, et see on lihtsalt selline mugavuse küsimus, et oodatakse see intervjuu ja ei joosta auto ümber. Et kui ju midagi autodel juhtunud on, et siis kindlasti liigutakse. Aga ma arvan, et ka see refi vaatamine võib-olla ei ole liiga oluline, eriti piikrefi puhul, sest visuaalselt sa ei saa aru, et see ref kulunud oleks. Mingis saates rääkisime ka äkki eile või üleeile, et piikref enam ei tööta, kui see naela ümbrus on nii-öelda ära lõhutud ja see nael lihtsalt liigub sees üli palju, et see ei tähenda seda, et siis tal on pidamine, kui nael sees on, et ei ole nii, et eriti Pirellis need naelad nii lihtsalt välja ei lenda. Aga võtame 2 küsimust veel, et Eiki küsib siis sinu käest, et kas on sellised rallisid ka ette tulnud, kus sa lähed hoolduspausile, ütled mehaanikutele, et ei olegi vaja midagi muuta? Või on see täiesti utoopiline stsenaarium? On küll, pigem kohalikel meistrivõistlustel. Et ma arvan, et Eestis sõites on nagu suurem osa rallides sellised, et on mingi baasseadistus olemas, millega sa lähed peale ja suurt midagi muutma ei pea, just kui olud väga palju ei muutu, väga rööpasse ei lähe või siis ilm ei muutu, et vihmasadu ei tule. Et kui sellised olud on, siis kindlasti tuleb alati muuta midagi auto juures. Aga kui on sellised ühtlased olud, siis Eestis mina liiga palju ei ole muutnud. Aga MM-rallidel ma ütleks, et ega auto ei ole kunagi ideaalne, nagu ka praegu Ott ütleb, ta võib liider olla, aga auto ei ole hea. Et siis nagu ikkagi iga kord, kui servist sa oled läinud, siis nagu mõtled koos inseneridega, et mida muuta, mida paremaks teha, et kus natukene võib-olla oli ülejuhitav, alajuhitav, et isegi kui sa võid liider olla, et sa nagu tahad ikkagi alati sammu edasi astuda, et enamasti ikka tuleb mõelda, mida edasi. Sellega teistpidi, see käibki rallispordi juurde, teistpidi võib kaasneda see, et seadistad nii-öelda natuke olemaks olukorrad, näiteks Roompere rääkis tänagi seda. Jaa, seda juhtub ja seda rääkis ka tegelikult Lappi ja Evans. Evans vist ka, jah. Et minnakse seadistusega, ühesõnaga võtad lihtsalt idee, kuhu poole liikuda, ei toiminud, midagi ei ole teha, tuleb tagasi liikuda sinna, kus oli, et seda ikka juhtub, aga seda tuleb teha juba ka järgmise aasta nimel, et siis on teada, et see asi ei toiminud, järgmine aasta järelikult me ei proovi seda Rootsi rallile. Aga võtame viimase küsimuse siis täna, et Janek küsib, kas oskate vastata, miks sõitjal, kelle nime ei tohi nimetada, ma eeldan, et jutt käib siis Gräzinist, jah, Nikolai Gräzinist, et WRC telepildi graafikas näitab juba mitmendat rallit järjest võistlusklassiks ralli 1 autot, kuigi tegelikult ta võistleb ralli 2 autoga, et Janek peab siis silmas seda, et kui ralli 1 autode juures on graafika WRC pildis siis oranži värvi, siis ralli 2 puhul on sinine, aga temal Gräzinil on siis ikkagi oranži värvi. See loogika muudeti see aasta ära, et varasemalt näidati kõik ralli 2 autot siis nii-öelda ralli 2 kiirusarvestuses. Aga see aasta see muudeti ära ja see loogika on see, et Gräzin ei sõida WRC 2 punktidele siin rallil. Ehk siis ta ei lähe WRC 2 arvestusse. Nii et tema aega siis lihtsalt
jäetakse nii-öelda üldarvestus graafika mõttes. See on kogu loogika, seal rohkem mingit loogikat taga ei ole. See on ka põhjus, miks populaarsel EVRC lehel, kui võtta VRC2 lahti, siis Gräsi nime ei ole seal, aga üldarvestuses on ta olemas seal. Et kindlasti ei ole nii, et kõik Rally2 autodega sõitjad VRC2 arvestus on, et ei ole nii, et kui lähed RC2 eraldi vaatama, siis seal on sõitjaid rohkem. Aga tõmbamegi sellega saate kokku, et homme ootab veel ees 3 kiiruskatset, aga kogu pikkust on neil 63 kilomeetrit, et tegelikult on täitsa tummine pühapäev ees. Ja, muidugi. Ja eks siis homme ole näha, kas Jaani soovid lähevad täide, et Ott hommikul läheb eest ära või ei lähe ja ma arvan, et Roompere ja Neville'i võitlus homme saab olema eriti põnev jälgida. Aga tänud sulle, Roland, saatesse tulemast. Tänud. Homme jälle. Ja tänud kõik kuulajatele ja vaatajatele. Küsige veel küsimusi homsest ka. Ja küsige küsimusi, alati võib ka auhinna võita, ei tea, mis homme saatuid otsustavad. Ja homme hakkame auhinda jagama. Ja homne rallipäev algab juba kell 8.05 Eesti aja järgi ja homne 6 kõik saada on eetris 15.30. Seniks aga kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.